Nii, tere, mina olen Tuudur järjekordselt ja täna on juba tegelikult käes kevad. Eil hakkas kevad 16.46, ametlikult on kevad käes ja mõtlesin, pole ammu siin Tartus videot teinud ja linnaosast on kõndimata veel. Ja täna olen siis Maarjamoisa linnaosas, nii et hakkasin Puusepa tänavast kõndima. Teen siis täna läbi kõik Maarjamoisa linnaosa tänavad. Nüüd sattusin siia Tartu Ülikooli kliinikumi juurde, siin on siis traumapunkt oli kuskil, kas sissepääs oli siit vist äkki isegi, et seal mõned kord käinud ka, Ranglu on 2 korda läinud. Siin tegelikult ongi kogu see linnaosa on võib-olla Tartu Ülikooli kliinikumil kuulub palju hooneid ja on palju seotud siukse ravitööga nii-öelda. Erakorraline siin jah, erakorraline jah. EMO tähendab jah, selles mõttes. Nüüd jõudsin Tammelinna ja Maarjamoisa piiri peale, sinna pole juba Tammelinn. Siin vanasti üks Purksi putka siin parkla juures, mis Riia tänavast mööda äärest jookseb. Ümera tänav. Ümera pood vanasti oli seal nurga peal ka, mis on tegelikult Tammelinnas, et see on siis piiriks Tammelinna ja Maarjamoisaga. Minu arust jookseb ka ainult selle vahe siit selle Puusepa ja mis täna saalt läheb, mitte Soinast, aga üks ennem Luunini tänava vahel vist jah. Aga üks asi veel, tähelepanelik vaataja võib-olla on juba märganud, et mul pole habet enam ka, et kevade puhul ajasin habeme tõmbasin maha, nii et sellest ka nüüd kohe siis väike klipp. Nii. No nii, kevad on käes. Homme hakkab kevad tegelikult, aga tahtsin teha jäädvustada kaadri lihtsalt, et kuidas habemega olukord on. Ma tõmban kohe maha ja siis vaatame, kuidas kevadine Tuudur juba välja näeb. Nii, nüüd on aetud. Kuidagi imelikult ei midagi või? Vot nüüd peaks olema õige. Noh, täitsa mõnus kohe, kevadine tunne ka. Lähme nüüd videoga edasi. Vot selline värk siis. Mõnus on olla küll kohe kevadel. Õues on kuskil 7 kraadi sooja, nii et hakkab minema täitsa mõnuseks juba. Aga liiga vara on hõisata veel, et aprillis võib tulla veel korralik mäsu ja talv peale, nii et ei saa ära unustada. Siin on uus park tehtud, tegelikult täitsa mõnus nagu lastele. Väga lahe, mulle meeldib, et asju tehakse. Haljatsus ka jätud alles ja ei ole kõik maha võetud. Aga olgu, nüüd ma pean minema siit siis Ümera tänav lõpuni ja keerama vist äkki Luuninisse ja mööda Nooruse tänavat läheb see piir. Nüüd jõudsin siia Nooruse tänavasse, mis läheb tegelikult sinna taha ühikate juurde välja. Aga siin vanasti, kas oli mingi lastekliinik, midagi sellist, aga minu arust võetakse see ka vist varsti maha mingi hetk, vähemalt see pool. See osa vahest minu arust läheb lammutamisele. Aga näha, et autod pargivad, midagi siin järelikult ikkagi toimub praegu ka. Natuke Tšernobõlilik või? Nõukaaegne see asi tuleb meelde kohe. Purss ka kunagi olnud siin, nüüd on päevi näinud. Midagi toimub jah, selles pooles vähemalt siin. Aknad on uued, ma ei tea, õhksus, pummad asjad, aga see pool läheb mingi hetk maha vist jah. Et selline relikt, võib-olla need viimased kaadrid sellest majast. Aga olgu, ma pean Noorust tänav võtmata ja pean tagasi tänava peale liikuma. Ja siis juba sinna ühikate poole. Ühikad paistavad, see otse siin paistab Tartu Tervishoiu kõrgkool ja ülikooli siis Tehnoloogia Instituut on siin näha Nooruse tänaval ja see on arvatavasti ka seal kuulub sellesse samasse kompleksi nii-öelda meelde. Kunagi, kui need tehti, need siis rõdudega kohtas, ma vaatasin, hulk lahe, nagu äge. Aga see vist on siis, kuulub ka tervishoiu kõrgkooli alla, aga see on ühikate osa või? Õppetöö toimub ka seal, ma täpselt niimoodi ei tea. Aga ühikad ise muidu siin, need on siis Tartu Ülikooli alla kuuluvad ka, et siin ainult ei ole need tervishoiu kõrgkooli õpilas, minu arust muid ka. Tartu siis Tamme, see on vist gümnaasiumi osa nüüd, kui ma õigesti vist aru saan, et see kooli osa on ikkagi endiselt Tammelinnas. Minu arust see gümnaasiumi osa tehti siia. Rattaringlus olemas, väike siuke jõupark või jõujaam või kuidas see nimetatakse neid. Tegelikult see on pigem siuke roni, siin ja nagu masinaid väga palju pole, aga jah, kui hea pehme siin on, täitsa mõnus ja ronimissein isegi. Väga kõrge muidugi, aga võib-olla ongi nagu rohkem nagu lastele. Väga keeruline ka ei tundu oleneb, kuidas teed muidugi. Ja muidugi minu lemmikkoht ka, kus tegelikult see Kossu video tegin siin, kui viskasin vaba visked sisse 100. Need samad, kas selle korvi all või seal korvi all vist. Aga see nii pehme ei ole, et natuke kulunud ka juba ragusid täis, ega võib-olla nii mugav enam ei ole, aga korrid ikka sama kõrgel. Ja pingsilavad ka, siin ma olen ka mänginud. Siin on vähemalt see hästi tehtud, pole üldse otsa pandud. Aga jällegi see asi, ma ei tea, kui mina taganen siia, jah, siit vist võib koperdada küll natukene, et see võib-olla on. Siin tegelikult saab mängida ilusti. Siit on näha nüüd ikkagi gümnaasiumi osa on siin, jah. Väike park, suitsetajad on siin või? Ma ei tea, kas siin on suitsenurrad. Tegelikult gümnaasiumis, kui sa oled 18, siis sa idee poolest võid suitsetada küll. Tänapäeval tehakse veipi ja neid asju. Ja vanasti hullumaja oli kuskil siin. Nendes kohtades, seal ma ei tea, enam on. Igal juhul ma olen siit vasakule Riia tänavani täitsa välja. Ja siis ma teen kõigepealt niimoodi, nagu ma alati olen teinud enam-vähem.
et teen kõigepealt Linnasalu ringi peale, siis on mul hea lihtne. Ma enam kõige äärmist tänavast minema ei pea. Mul on need teada ja siis ma lihtsalt võtan sealt, hakkan seest võtma. Nii, põhimõtteliselt see on siis Riia tänav. Politseimaja on seal, vanasti Mendimaja, kuidas öeldi. Politsei-piirivalveamet õigemini on seal nüüd. Ja Noorsõnavast pidi tulin, see on Raja tänav siin. Ja see peaks olema ühe suunaline meie arust. On need märgid näitavad seda, on ju? Et siit teistpidi tulla ei saa. Ja tänu sellele see park, mis siin on, tegelikult on vist ametlik nimi. No tegelikult see park siin ka, see osa. Tegelikult ametlik nimi on sanatoorium park meie arust ikkagi vist, aga mina kutsun alati Raja pargiks, Raja tänava kaudu siis. Ja muidu kohad ütlesid veel, et Tissa park. Tartu, ma tean, et seal taga oli kuskil kunagi, pärast ma olen vaatan sinna parki neid maju ka, need hooned oli kunagi tuberkuloosi mingi asi, et võib-olla ongi mingi tuberkuloosi instituudi süvaselts või ma ei tea, Tissa, mis see nimi on. Aga olgu, ma praegu lähen siit pargi äärest teed pidi ja teen tiiru peale Linnasale. Nii, seal ta paistab see Noopolis, siis Ränilinn, mille ma tegin ära ka nüüd siin hiljuti. Vasakul on Tammelinn ja see on siis Maaremõisa osa kõik. Aga nüüd tuleb siin maantee äärest kõndimist Lõunaka vastast. Sild on näha, siis Lõunaka sild siit otsa saab Elvasse Valka. Aga igal juhul ma pean Kunnis Viljandi maanteeni kõnnima mööda maantee äärt. Näeme siis Viljandi maantee Riia maantee ristis. Aga enne veel tahan ühte asja öelda, et jube hea, et tunnelit tehti jalakäijate jaoks ka, kõrgliiklejate jaoks. Et palju mõnusama seda kaudu siiapoole liikuda, tegelikult see igale poole. Et lollakad tänavaületused ja kõik ära ja liiklus ka palju sujum. Ja kui panid tähelust siis veel, näete tunnel, tavaline tee ja siis viadukt. Et see põhimõtteliselt sild viadukt, et põhimõtteliselt 3-tasandiline ristmik, 3-tasandiline siis jah, viadukt Eestis. Eestis üks väga palju pole, Tallinnas vist mõned on, aga Tartus ainuke ja ma ütlen üldse Eesti kohta tegelikult päris ainulaadne. Näete, siis on ilusti jooksevad kätte kõik 3 tasandid ka. Et mina pean tegelikult siit minema, see ongi nüüd Maaremõisa Linnaosa piir. Mul oleks meeles, et siin on mürasein ju vahel. Metsmaasika tänav. Ja siit tulin ja tegelikult pean selle tänava võtma ka kunagi. Praegu ei võtta, ma teen ringi ära kõigepealt. Ma pean tegelikult siia tagasi tulema ikka, et see on natukene võib-olla... Okei, seda vaatab siis, kui olukord nii kaugele jõuab. Aga müra tõkke on ees, jah, sein. Okei, kuule, siis on mõnusam natukene. Vähemalt rahulikum on küll. Aga need on ka Maaremõisa elanikud siis tegelikult Linnasa järgi, nii et good for them. Isegi pingid pandud, see on küll super tegelikult. Natuke puhata ja mürasein saab tegelikult otsa siin mingi hetk, aga uus tuleb sealt. Nüüd järgmine üllatus, juba nägite, Ale Kokk on uue õlle teinud. Alexander Westfalen Pils. Westfalen, see on nagu saksa nimi kõlab, see ongi saksapärane helepruul. Kuule, näed, ma oskan päris hästi maailma kultuuri tunnen. Pindine õlle, 5 volli ja esimene maitsmine on see mul, mis siin on odra humalad. Ma miskipärast arvan, et see, kui ta on saksapärane, siis võib-olla pole nii humalane, et hästi palju moes on hästi palju IPA õllesid teha, et panna hästi palju seda humalat rohkem kui võib-olla peaks, aga nii omaselt juba vaht natukene ära. Aga maitsen siis. Ei ole humalat nagu nii palju. Jällegi suhteliselt neutraalne. ma ei taha seda öelda, aga ma pean vist jälle ütlema, et keskmine või. Okei, tegelikult nüüd tuli nagu mingi maitse veel. Ma ei oska, kuidas ma seletan seda, et veits nagu selline, mitte kirbe-kõrbe või siuke nagu sauna nagu värk tuli nagu. Aleksandrist ta parem ei ole, nii palju võin küll öelda, nagu see päris Aleksandrist siis. OG Aleksandrist. Aga selle kohta Ale Kokk teeb uue õlle, eks ole näha, kas hakkab tööle, et paljud inimesed ostavad, kas see müüginumbrid kasvavad, kahanevad. Hetkel ütlen, et okei õlle. Nii, tulin sealt mööda Viljandi maantee läbi otse. Viljandi maantee, Riia maantee rist on seal, kus autod tulevad tunneli juures. Siit läbi äge tänav, tegelikult tupik, ta on autode jaoks tõesti, aga jala pääseb läbi. Ma praegu hetkel siit ei lähe, Saialile tänav. Ma olen pärast, teen kogu selle kandi sealt, seal on igast äged tänavad, Balderjani ja mis on need kõik on. Üks pood on, ma oleks mõtlen, kas Maaremõisa linnas on poodi, Koovi pood, mis tehti tegelikult just 2 aastat tagasi. Nii et ma kõnnin selle Koovi poe nurga juurde ära, siis on mul vähemalt see äär tehtud, ma ei pea siia tagasi tulema, küll aga pean sellest tänavast tagasi tulema, see oli Saialile tänavasse. Väga õige, Tartu Ülikooli maad on need kõik, kogu see plats siin suur, sinna on samad noorsühikad, kus ma enne olin, kus nad tagant tulin.
ja kogu see maala mingi hetk heitetakse kõik täis. Ma arvan, tähendab selles mõttes, et ta ei jää ju tühjaks, ma arvan, 2050 ütleme, või ütleme natuke võib-olla isegi hiljem. Et kuskil võib-olla ütleme 2100 on siin kindlasti hooneid täis. Ma ei tea, kas mina elan siis veel, aga võib-olla isegi enam, ei tea. Maarjamaa see koop siis paistab siin kätte. Ongi siis Ravila ja Viljandi maantee ristis ja tegelikult mitu korda on koopi kiitnud selle kohta, et nad oskavad poekohti väga hästi valida. Seal enne seal oli üks koop oli sealpool veits Tulbi tänava ristis vist, jah, et see pandi kinni ja nüüd tehti siia, siin oli peaaegu ülilõppelised töötajad ja ka Veeriku inimesed, siia vasakul jääb siis Veeriku linnaosa edasi ka tegelikult, mina pean paremal minema. Väga hästi osatud poe asukohti valida, et kuidagi alati iga kord vaatad, et kurat, et Ihasasse tehti koop jälle, pood ennem ei olnud, on ju, siia, ma mõtlesin, et siin tõesti oli poe puudus selles kohas. Isegi elektrilaadimine on siin või? Okei, näete, täitsa asjalik. Sees on täitsa viisakas pood. Mina kohvi ei joo muidugi ise, aga saab kohvi võtta, asju möllata. Et tegelikult täitsa äge. Ja Taara on taga nurga peal ka seal. Peaaegu mitte kunagi pole ühtegi inimest on, et alati saab sinna rahulikult minna. Nii et mõtleks, et täitsa okei pood. Tegelikult läheb minu arust Maarjamaa piir läheb siit Kullerkupu tänavat pidi. Aga ma praegu sealt ei lähe, sellepärast, et tuleb olla ka nupumees, tuleb olla kaval. Sest ma niikuinii kõnnin koju pärast ju ja kodutee jääb mul sinna poole ja ma võtan need täitsa lõpus koju teele minnes. Nii et niikuinii ma lähen ju koju kuskilt kaudu. Ma lähen siis sealt kaudu ja võib-olla käin siis kodu minnes ka siit koobist läbi. Nii et kaval peab olema, eriti Eestis, tänapäeva maailmas, tänapäeva Eestis pead mõtlema, et saada hästi hakkama. Ma põikangi siia vahele nüüd sisse, siit läheb ka mingi tänav ja võtangi selle osa siit ära ja siis lähen sinna ülespoole, teen selle ülemise osa ja uuesti tagasi sanatooriumparki. Kusjuures, kui see õlle on veits lahtunud nüüd juba, siis ta ei tundu ikkagi nii hea. Võib-olla esimesed lonksud nagu olid võib-olla mõnusad, aga ma ei tea, nii head ikkagi võib-olla tõesti ei ole. Aga keskmine ikka. Praegu vaatasin, et vaadake, kui lai kerglustee. Võib ära mõõta lausa. 4 pakuks 2, 3. Isegi natukene 4 või? Üle 4 meetri kerglustee. Huvitav, mis selle mõte sellel on? Autotee võib-olla on 5 või 6. Aga ma ei tea, ruumi on, võib-olla siis sellepärast on tehtud. Aga jah, selline suur park siin on. Ülikooli maa kõik. Koortega eks palju jalutamas siin ja siit läheb väike lõige läbi ka Koobi juurest otse tegelikult sinna ühikate juurde või veel sinna siis taha Rajapargi suunas. Füüsikumijoone ka siis ilusti pildis. Vähemalt ilusti näha ka. Siin on ka lahedad need mägimännid on äkki need või harilik mänd ja lihtsalt on nagu aretatud nii või. Ja oksad on pikemad, see on ikkagi võib-olla mingi mägimänni mingisugune mingi alamliik ka, aga näed, siuke ilus istumiskoht vaikselt, eks siin ma olen ka õlut võtnud ja kätte kõrvas olen isegi siin teinud ja vaade siis selle tervishoiu kõrgkoolile. Huvitav nagu ringtee on tehtud siia. Ringtee on kõige optimaalsem liikluskorralduse vahend, nii et soovitan alati ringteed teha, kui te planeerite teid kuskile. Sama Rajapark, siia ma lähen ka, aga ma võtan selle parempoolse osa ära. Et see Teramajade juurest. See tänav, mis selle tänava nimi oli? Tervise tänav, jah. Jah. Ja siit paremat poole jäävad siis eramajad. Nende vahel ma natuke seiklen, siin peab muidugi seda tähele panema, et mõni väike tänav juba võtmata ei jää, nii et ma vahepeal siin kaarti vaatama ka, et siin on need kuidagi siksakis ja mõni tänav on tupik ja mõnest autoga läbi ei saa, me peame vaatama igal juhul, aga saab hakkama. Ma hakkan nüüd järjest võtma, mis seal ikka. Aroonia, näete, mõtlesin, võiks olla Agoonia tänav, jõhker Agoonia on peal, vaata, aga on hoopis Aroonia. Hakkan järjest võtma neid lihtsalt, sest aega praegu hetkel on. Ja ma olen kuskilt kõndinud üle tunni aja natukene, nii et ei ole hullu. Need siin on lausa elupuud, jah. Mulle meeldib, et see punane tellis. Aed ja ilus maja ka. On päris koer või? Ei ole, see on kuju ikka. Natuke USA-d meenutas nagu isegi hetkeks nagu on ju, mingid põhjaosariike, kus selles mõttes mingi Pennsylvania või midagi sellist. Mitte, et ma käinud oleks, filmidest olen näinud. Siit ei saanudki vasakule edasi, jah. Arooni tänav oligi, mul oleks meelest läinud, et oli siuke põhimõtteliselt mingi põik nagu siis. Kui olen tagasi sanatooriumi tänava peal, okei, aga siis ma lähen järgmisest tänavast. Sealt vist peaks saama nendesse majade vahel sisse ära. Palsami, just jah, Palsami tänav. Nii et nüüd peaks pääsema siit mitte enam põikidesse, võtta õigemini täpselt see majade vahele. Ja tõesti, kui vaadata seda Maarjamaa linnaosa, siis ta on ju Tartu linnaosadest kõige väiksema arvuga linnaosa. 2020 aastal elas siin ainult 448 inimest. Üldiselt nagu suurlinnades
rahvaarv kasvab, Tallinn ja Tartu on nagu suurlinnad Eesti mõistes on ju. Suurlinn kõlab nagu nii hullult suurelt on ju. Et arvestades Tartu rahvaarv on tõusnud või kindlasti on, aga Maarjamaa linnaosa kohta ma ei oska öelda, sellepärast, et ega siia mingid uusi kortermaja pole tehtud, kes ühikes elavad, ma ei tea, kas sissekirjutusi arvatavasti ei ole seal, neil on ju niisugused eramajad on seal ja siis see Luunini ja Puusepa tänav. Aga ma pigem arvaks, et on suhteliselt sama. Ma ütlen, et nagu et väga palju tühjuses maju on ja uusi maju ka väga ei ole, nii et kuskil 448, ma ei tea, ütleme suurusjärk 500 inimest. Siin elab ja on tõesti kõige väiksema rahvaarvuga linnaosa siis Tartus. Pindalad küll mitte, Supilinn on väiksem, Trallinn oli natuke suurem vist, Vaksel on ka väiksem. Nii ja siit tulevad juba need tänavad, parem käe reegel. Vot nüüd ma ei tea, kuidas pidi teha, kas võtta nüüd järjest siksakitada või? Ja me selle lõigu me nii ehk tegema mingi, et siis okei, aga ma lähen siis niimoodi järjest, teen nagu ussi. Seda tänava nime ma praegu ei näinudki siin, mis on, eks see nurga peal näen. Kui see õunap on, siis on lõigatud, üldse on puud lõigatud või, ilusti ka. See on nüüd siis meil Kibuvitsa tänav, jah. Jälle USA stiilis. Nii, Kibuvitsa tänav, eelmine oli Palsami on ju, see on Tervise tänav, mis läheb siia selle Raja haigla juurde. Ja nüüd siis siit järgmisest paremale võtan järgmise tänava. Niimoodi vaikselt võtan need tänavad läbi siit. Väga palju neid pole peale selle tänava, mis veel jääb siia, on äkki üks veel. Ja siis sealt taga juba paistab Lõunakeskus, kus ma tulin mööda maanta järjest. Teelehe tänav on see hoopis, jah, hops, jah. Okei, võtan sellega ära siis siit. Jälle ilus hamlas väike tänav. No nii, ega need väga pikad tänavad ei ole siin tõesti. Teele, siin on üks vaba grunt veel või, siia tehakse veel uus maja. Sinna ehitati ka tegelikult. Aga miks mitte hea koht, kus elada ju. Siit kusjuures vanasti, mäletan veel, Martis võis olla mingi 4 aastat tagasi, midagi sellist. Pääses läbi autoga ka, et siia nüüd mingi asi ette tehtud, et autotee on kinni pandud. Või oli see autotänava koht, kus läbi sai või? Igal siin on ka väike siuke kinni pandud tee. Aga siit sai ka läbi kunagi minu arvest, aga okei, nüüd ma olen siia tänavasse. See peaks olema nüüd siis, see on siis Balderjani või? Jäi veel Balderjani nimetamata või kui jäi, siis on see või on Balderjani järgmine. Ma ei teadagi, üks neist tänavast on ja see on see maja, mis ehitatakse. See on hoopis Piparmündi tänav hoopis, nii et sama jutt nagu ikka paremale ja siis Balderjanisse ja siis Sajalillesse ja siis välja sinna Viljandi maantee juurde. Ennem veel korra näitan, siin on üks ortofoto pealt ka hästi näha. Siukest aeda siin selle Balderjani tänava ja mis tänav nüüd ütles Piparmündi ja Balderjani tänava vahepeal. Et siuke näete, ma ei tea, kaameraga ei suuda näidata nii hästi. Aga on jõhkalt kraami täis, et ma ei kujuta ette, siin on mingi koguja vend vist. Küll meil paistab asju koguda, järgi just vanarauda või mingit sükust teemat. Et siin on nagu hästi palju näete autos pisa. Kusjuures on vähemaks jäänud. Ma mäletan, et kunagi ma käisin, oli see nagu kuhi oli peal siin asjadest. Et on vaikselt ära viinud vist. Vot nüüd jah, just Balderjani tänav. Et korra seda tänavat ka, aga jah, näete, siin on tõesti vähemaks jäänud. Vanasti suur kuhi oli peal asjadest. Et on ka siin mingid mahetud kohti. Vanad õunapud, aga näete, mingi vana krunt, mingid aed ees pole. Korra põikan lihtsalt pulli pärast vaadata. Mingi vundament mingil asjal olnud. Sisse kukkusid mingi hoone. Täitsa huvitav. Kopp, ei ole siin kedagi. Oi, siin hakkab lagi kokku kukkuma. Mingi kapid asjad. Huvitav. Ei teagi, mis siin täpselt olnud on. No jah, olnud on maja. Kuule, kas see on mingisugune nagu lauda moodi asi või? Ei või? Vaata nagu mingit justkui nagu jälle mingi vundament, kas siin on mingi piklik? Ei tea, igal juhul jah. Et on ka maha jäänud kohti Maarjamaa, mis on huvitav. Tegelikult siin on põlde veel, et siit edasi vaadata, aga huvitav jah. Et selline koht siin, mingi suvila on olnud vist, jah. Aga väga trööstitu. Ja mida ma märkan? Märtsikellukesed ju, või lumikellukesed või? Ei, märtsikelluke ju. Märtsis, on loogiline. Ja täitsa ilusad ka. No siin on veel mingid aiamajasid, kasvuhooned olnud ja siit tegelikult, see pole tänav enam. Ma ei hakka siia sisse põikama, aga idee poolest siin on ka mingid rajad asjad, et keegi siia kanti satub, et teab, et siit saab ka tegelikult maantee peale välja. Viljandi maantee tunneli juurde risti. Mööda neid radusid. Suvel on see jõhker padrik,
kui aeg üle jääb, võib-olla tulen sinna nurka tagasi, aga ma kahtlen selles. Igal ma tean, et rajad siin on. Maantee tegelikult paistab sealt äärest, ma kõndsin, kus see müür on ju, tähendab see müratõke. Siin saab küll täiesti eraldi ja seal ei ole vist isegi läbikäiku ka seda otse minu arust. Et see maja, mis seal viimane on, see ongi nagu ainult siit kaudu saad minu arust siia ka siis. Et selline maja on siin siis kui funkstiilis uuem. Vaat see, ma arvan, juba on eramaa ka. Nii et isegi siis, kui siit läbipääs oleks, siis ma isegi hakka praegu minema siit ka. Mul tundub, et see on eramaa ikkagi. Aga see Tupik tänav nii-öelda teise pool Saialile tänav on siin, siis on läbikäik. Siit ma kohe lähen ka. Aga ei, see tundub eramaa ikka ja ma ei usu, et siit on jäetud mingi koridor või? Ma ei tea, see ei tundu nagu vist. Ma ei hakka siit minema, igal vahetel ma ei hakka siin rikkuma teiste privaatsust ka. Nii et ma lähen siit vahelt, vaat see on siis huvitav koht. Kunagi avasin selle, no tegelikult ammu juba. Kui see oleks kindlasti, ma arvan, kohalikel on siin teada, kuule ma saan siit ka läbi, et tegelikult saab sinna kuskile, ma ei tea, kooli juurde näiteks või käiakse ka, aga siin tundub seda, et isegi hoitakse korras. Nagu võib-olla sellist heina nagu, näed, kuule siin on mingi kapp, kuule, kas siin on ka krundid tulevad siia kunagi siis või? Võib olla ju, elektrikapp oli, et siin nagu isegi puhastatakse mingil määral seda asja. Et siit lähevad mingid rajad sisse, aga siit jah, Saialile tänav, Tupik tänav nii-öelda, väike lühike tänav. Näed, vops, oledki siin juba autotee peal väljas. Ja siin ka toredad tellistest majad, jälle USA-d meenutavad majad mõlemal pool siin on ju. Nii, jõudsin siia rajaparki tagasi, mina nimetan rajapargiks seda sanatooriumparki. Ja kui tee on pikk ja igav, nagu sanatoorium tänav veits oli, siis alati saab meile rõõmsaks teha õllega. Nii et võtsin nüüd järgmise õlle, jälle, pigem uusale koki õlle, Katmandu Neipa, Katmandu on Katmandu või Katmandu, kui säältakse, on siis Nepali pealinn, kui keegi ei tea. Need on kõikide riikide pealinnasid. Ja see on päris tõsiselt, see ei ole huumor enam. Asi läheb tõsiseks. Igal juhul, vot see on nüüd ipane või selle on humalane. Huvitav jah, selle Westfalen, et selle lõpp nagu ei olnud nagu eriti hea. Ma ei tea, kas võib nii olla, et õledel lõpud lähevad alemaks või? Ma ei tea. No ja, hetkel on normaalne. Muidugi jah, võib natuke liiga palju humalata, aga täitsa okei jälle. Huvitav, siis need Tupiku silti, aga teelehe ja selle terviseristis nagu otsetas seda tervise tänavat pidi. Et kas tõesti sealt ei saa siis kuskile välja enam või? Ainult koht, kus sealt tagant väljas on siit kaudu või? Okei, see parkla on kinni pandud, näed siit sisse sõit. Ja siit otse edasi saad selle, mis on Rajakeskus, vist on selle uue hoone nimi. See nüüd sai küll alles valmis, ma arvan, et sügisel äkki või? Jah, saad maantee peal ja siis peaks saama ja tegelikult Tupikmärk on vale järelikult. Sest sa siit saad siia ju. On ju? Aga võib-olla seda teed siis ei olnud veel, kui see Tupikmärk pandi sinna. Aga siit läheb mingi imelik tee, ma pean sellest ära vaatama. Tartu linn, et nüüd üks tähelepanek ka, et selle märgi maha võtta, et tegelikult pääseb läbi. Ma ei tea, ma vaatan korra siit. Aga see on kindlasti Tupik, see ongi selle pärast pandud vist. Minu arust läheb mingi elamu juurde, aga siit ei saa maantee peale välja. Ja see läheb elamu juurde. Ei nüüd mul ei mõtet minna sinna ju. See on elamu tee. Jah, see pole tänav, nii et okei, nähtud. Väga hea, jah. Nii, ja lõpuks olen Raja tänavas. Kuidagi rahulikumaks jäi siin ka, et on ühesuunaline tänav. Tead, mis ma hakkasin mõtlema, et kas on olemas selline asi maailmas või? Ühesuunaline tänav, aga Tupik. Saad aru mõttest või? Sa jõuad nagu... Sa saad ühes piti sõita, aga see on Tupik, sa välja sealt ei saa. Et elu lõpuni jääd sinna tänavasse, siis lõksu nagu kinni, vaata. Sest reegitagi see ei või välja tulla, tagurpidi. Jala võid võib-olla, jah. Ma ei tea, kui sul on jala ühesuunaline, võib olla tegelikult. Nii, jällegi Tupik, tegelikult saab ringist ümber sealt minu arust. Puhku tänav. See on siis see rajoon, kuhu siis need meditsiinitöötajad, ravimitöötajad tegid endale, ma ei tea, kõik olid meditsiinitöötajad, aga igal juhul tehti endale suvirajoon rikastele töötajatele. Siia on siis uhked majad tehtud. Pärast vaatan sinna ka, aga kõigepealt tundub nagu kuskil mõisallee. Siis ma mõtlesin kunagi, et see mingi mõis, mis otse paitsab sealt kollakalt veits, aga tegelikult vist ikkagi ei ole, sest on olemas ka Maarja mõis ja mõis. Aga sellest ma räägin siis, kui me sinna jõuame. Või kui mina jõuan sinna. See on siis nüüd Aino ja Oskar Kallase kodu oli see kunagi. Kes ei tea, kes nad olid, siis nad olid Eesti kirjanikud, proosakirjanikud, luulekirjanikud. Kirjutas ka näidendeid, raamatuid ja novellikogusid ja mul Aino Kallas on nagu tuttav nii, aga Oskar Kallast ma just midagi lugenud olen tema kohta. Nii, aga näete, siin majas nad elasid, aga see võis olla ka siis pakuks 20. sajandi, kas 9. sajandi lõpp, 20. sajandi algus on midagi sellist, pakuks peast praegu lihtsalt.
et või noh, 20. sajandi, ma ei tea siis jah, 20-ndad, 30-ndad. Mahetud maja, huvitav, sellega midagi tehtud ei ole. Koht iseenesest on ju tegelikult hea, ma ei tea, kellele see kuulub üldse praegu. Kui see erakätes oleks mingid võib-olla sillid asjad ees. Aga siin tundub, et näed, jalutatud on. Mingid rajad on täitsa sees. Ja siit saab tagasi sinna Tervise tänava peale siis. Aga jah, selline värk siin kahjuks. On mahetud kohti veel siin, näete jah. Niisugune maja jah. Jõudsin Teerist järjekordselt. See puhkekodus, nagu rääkisin, need majad on seal. Selle ma võtan pärast ära, selle poole nii-öelda. Hetkel see pool tuleb siis ära võtta, see kogu see keskmine osa siit. Aga see tundub ikkagi siuke, ta ei ole jällegi tänav, noh, see selleks, siuke pearada nii-öelda, mis siit pargist läheb. Nii et kõnnin selle ikka läbi ka, siis see on nagu noh, see ikkagi tehtud. Siia 2 rada kõrval, siia pannakse multi ka minu arust seda noh, puukoortest ja asjadest mingi hetk, et oleks pehmem, kes võib-olla väga põrutusid alu. Ja näed, siin saab jõusaali trenni teha ka. Ma praegu ei hakka. Valgustus ja trammiliin läheb siit, näete, vaata ka, ilusti jookseb ülevalt. Näete, mul oli õigus enam-vähem, kopsukliinik. Läheb kokku ja hingab see haiguste asjadega ju. Tuberkuloosi asjadega võib-olla ka siis või. Spordimeditsiin. Okei, igal juhul haiglate reoon siin on. Nüüd on mingi vanem maja ka veel. Ja siin samas kopsukliiniku kõrval siis on selline auk. Ka mingisugust legendaarne. Kas siin ei olnud mingi teema sellega? Keegi rääkis mingi loo kuskil, et kas mingi isa ja poega saanud surma või? Midagi läksid kaevama siin või? Mingi lugu sellega oli. Kes teab, see võib meele tuletada mulle selle. Aga näed, kaamera võib-olla ei anna seda ülevat. Tegelikult on päris järsk ja päris suur. Siin ratturid käivad siin mingi trikkasju tegemas. Siit on vist mingi asi, et mingi auk veel puu välja kukkunud, ei tea. Käivad siis sõitmas veel. Üles alla edasi pidi tagasi. Ja see kopsukliinik on seal, siis on ju spordimeditsiin ka. Ja siit vahelt saab läbi nagu orust justkui, sealt ikka üles ronima. Et siuke huvitav auk ja keset seda parki. Sellega oli mingi lugu. Kes teab, palun tõesti tuletage meelde, ma ei jõua seda praegu otsida ka siin kõndides. Nii et jah, nii lihtne ongi. Pärast lähen siit ka, aga tervisrada. Aga siin on siis puhkekodu tänav. Ja ma teen selle siis niimoodi diskreetselt ja delikaatselt vaikselt kõnin läbi, et siin tõesti midagi muud ei ole. Ta teeb siukse pauna ja tuleb see tagasi tee peale tagasi, et siin on ainult eramud. Ja ega siin nagu väga ei tahagi filmida siin inimeste kodusid on ju. Aga tõesti, ma teen siin rahulikult ja delikaatselt, diskreetselt. Päris äge maja. Et siin on isegi pääs tehtud tervisraja juurde kohe, saad siit otse minna, et isegi väravat ei ole ees enam. Ja siin vist ei ole isegi enam, näed, ATV-ga saaks, autoga saaks, isegi pole isegi kahed ees enam. Siuke vaba pääse, jalkaväljaga, aga sinna pärast lähen ka. No mitte jalkaväljakule, aga mööda seda tervisarada. Täitsa suvila nagu tundub, see ongi puhkekodu, näed, see on õige, see on suvila, näed värava lahti ka. Üldse väga avatud värk on siin. Olen siin kurvi peal ja siit keerab tee tagasi ja siis raja tänava peale tagasi, et siuke väike paun. Näed, siin on jälle suvila, see on nagu reaalne puhkekodu jälle. Aga ilusad majad idee poolest. Või noh, jah, ma arvan. No nii, ma arvan, oli väga diskreetne. Kellegi privaatsest rikkunud ja tegelikult on avalik tänava ka selles mõttes, et tänava peal võib olla ja filmida võib ka Eestis, nii et see on okei kõik. Nii, aga nüüd näed isegi sambad tehtud kohe siia. See on vist Tartus Nõukal tehtud tellise järgi, et saaks varvaks seda mingi piire. Võib-olla vanast oli värav ees, näete, ongi olnud vist jah. Näed, värava see ka ja et siin on kunagi värav ees, teine post on maha võetud. Olgu, tervisraja peale põhimõtteliselt paralleelselt selle puhkekodu tänavaga ja lõpust läks see aed ka eest ära juba, nii et tegelikult on kõik avalik ja ei ole siin midagi karta ja kahetseda. Eesti on turvaline riik ja siin ei ole nagu midagi. Aga nüüd ma jõudsin küll kohta, see on see sama rajapark on ju, Santooriumpark, Riia tänav, siis ma kõndisin juba Lõunakobi juurde sinna, aga vot siit ei saagi autoga sisse isegi, autoga saab sealt sisse. On nüüd küll niisugune lugu, et siin minu arust tänavad taga on seal tupikud. Ja aga mis on kõige nii-öelda minu jaoks võib-olla ebameeldiv on see, et nad on ikkagi tänavad. Et ma tegelikult ikkagi pean läbi kõndima. Aga see on jälle, kui keegi vaatab, et mingi vend kõnnib kaamera käes, kõnnib tänava otsa, siis hakkab tagasi tulema sealt on ju, et see lollakas on ju. Et siin peab nagu sellega arvestama. Või noh, mis arvestama, igal juhul. Võib-olla natuke igav on, et jah, sealt saab autoga sisse,
no ma pean ikka ära kõndima seal, jah, ilusa majad jälle muidugi. Põldmarja 10, näed, täitsa äge ju. Siin ka. Tuleb veel edasi. Näed, ma arvan, see aed juba on päris kallis metall ja kõik need tellised ja kõik asjad. Punane tellis, selline tume punane tellis on päris ilus tegelikult, midagi pole öelda. Täitsa äge tegelikult. No nii, jõudsime just tänava lõppu, maja on ees. Paremale läheb ka kellegi sissesõit, kellegi hoovi ja majja on ju, aga mis ma avastasin, no siit, tee poolest võib-olla läbi Võsa saaks välja, aga siit läheb mingi rada ja ma tegelikult, seal on üks tänav veel selle maja juures sealt. Ja näete, siit on kõnnitud ka, need inimesed on siit kaudu läinud. Nii et ma lähen tegelikult juba sealt, võtan ühe tänav veel ära, nii et kui lõppkokkuvõttes ei pidanudki tagasi kõndima, nii et see on nagu alati positiivne minu jaoks, et sama rada tagasi ei lähe. Ma loodan, et siin mingit lahtist koera pole seal, aga samas rada läheb, miks peaks olema, on ja. Vaata, mutid on tööd teinud kõvasti siin. Kõvasti on neil töö hooaega hakanud pihta. Palgad jooksevad. Jõudsin üle põllu ära, teha väikse lõigu siit. Ma arvan, see ongi sama rahvas, kes käib nendest majadest võib-olla siit. Saad otse lõunakasse. Ma pean tegema korra selle lõigu ka. See on ka tänav. Nime ma ei tea. Need on mis aia taga seal need koerad. Siit isegi autoliklus käib. Metsmaas ikka täna, mis ma enne vaatasin ka, et ma pean ära tegema selle. Ma teen selle lõigu ära, siis kõnin selle sealt siit sinna tagasi. Kuule, see on hea. Ma mõtlesin, siin läheb nagu rohkem aega kuidagi. Põhimõtteliselt on see tagasi kõndida. Põhimõtteliselt tehtud on see osa. Kuule, see oleks küll libedalt. Hetkel vähemalt, kui koerad lahti ei saa. Nii, ma panin endale 25 kilti panin ajaks. 12,46 kilti olen kõndinud ja kui ma 25 kilti kokku tuleks täna, oleks 12,50 veel kõndida, nii pool on põhjust tehtud. Ja näete siin kaarti ka, kus ma olen kuskil siin, üleval siin. Et igal juhul jaa, ma olen päris hea tempost kiire, ma endast on suht kiiresti kõndida, aga huvitav tõesti need filmimised ja vahepeal telos midagi siin vaatamised. Kas tead seisma, siis tõesti võtab nii palju aega maha või? Enda arust on tempo päris hea. Ühtegi pausi pole teinud ka selle koha pealt. Korra seda Westfalenit maitsesin seal pingi peal, aga see oli 3 minutit. Nii et üldiselt hilkad veits on valusad. Ma ei ole väga vormis praegu, kehakaal on suurenenud, aga mis ma tõesti ütlen välja küll selle kõva häälega nüüd ka, et kevad hakkas, et ma hakkan kaalu eest hoolitsema ja suve lõpuks võiks olla ikka nagu selles mõttes vormis, et ma arvan, ma olen ka sellepärast, et ma hakkan suvel nii jõhkralt matkama ja igast kohti läbi käima, nii et vähemalt jalalihased peaks küll ülitugevaks saama. Seda ma ütlen küll kohe kindlalt. Sanatooriumi või siis Raja või Tissapargis tagasi ja kevade puhul ja tulevase kaalulanguse puhul, mis mõjuks paremini kui väike õlle. Ja selleks on sama siis Katmanduu see Allekokk õlle, mis ma ühe võtsin. See ei olnud küll nii halb, kui ma oleks arvanud. Tegelikult ma olen seda ennem joonud ka mõned. Aga jällegi, ma ei tea, ma olen teise ära, siis vaatan, kas ma kolmandat tahaks. Mul ei ole ka rohkem, nii et Aga head kevadet, sõbrad, teile ka. Ja siin pargi keskel enam-vähem politsei piirivalve maja vastas. Äkki park ka, võrku pole üleval, talvel pole mõtte hoida ka, kulub ära võib-olla. Väiksed jõujaamad. Slackline oli ka siin kuskil, seal pool äkki või? Ronimissein sul kaitsevägi tuleb meelde. Kas tõesti nii meil kaitseväes oli kõrge ikka see? Kas meil ei olnud seal mingi 3-4 meetrit vast ei olnud, aga siit saab iga üks üle ju. Ei saa või? Peaks saama loogiliselt tegelikult. Näed, saad ju siit aidata ka veel jalaga ju. Kuule, see on eriti lihtne. Ma ei hakka praegu tegema sellepärast, et mul linnariided ma olen õlut joonud, aga Slackline on siin, jah. Vaatame, kui pingul see on pulli pärast lihtsalt. Hilkad valustama see praegu teha. See on väga pingul. Okei. Ma ei saa praegu jah, ma natuke trenni tegema ennem. Pinge on hea tegelikult, see on hea, ta peab olema keskelt ka suhteliselt pinges. See keskelt enam ei ole, aga see ka keskelt arvatavasti ei ole vist nii pinges. Ikka ei ole jah, okei. Ja siin on see auk, millest ma rääkisin ennem, on ju. Tunnen nagu hull kavalis kõndida, aga tegelikult ainult pool teed või selles pool teed, et kusjuures ma arvan, et mul ei tule kohta 5 kilti kokku, vähemalt Maarjamõisa linnaosa mõttes, ma arvan, et tuleb kuskil 20. Nii et võib-olla ongi siuke tunnik veel ja ole, mida ma siin tee peal teen veel, aga umbes niimoodi. Nii, me peame siit minema, jah. See on mul tegemata selle pärast. Äge logo on ka sellel tervisega kõrgkoolil nagu
äge jah. Tahtsin öelda nagu, nojah, ma ei tea, veits nagu on stripikas või, ma ei tea, iga okei. Tegelikult ei ole, tegelikult on okei. Ja siin peaks olema, kas see oli see nurga peal või? Kossu väike plats või? Ühe korviga. Oli siin või? Jep, hästi armas minu arvest. See tehti ennem, kui need platsid seal Tamme gümnaasiumi juures. Et saab loopida täiesti küll ju. Nii, olgu, mul on tegemata tegelikult see lõik. Ostvaldi tänav peaks olema. See Ost tähendab just ida või? Saksa keeles on vist või? Vald on mets või? Idametsa tänav siis või? Aga see on arvatavasti selle mingisuguse teadlase järgi pandud nimi. Jälle saksa teadlased. Nagu enamus Balti sakslased ja kõik on saksa nimedega enam, kes Eesti riigis on teadust teinud vanasti. Nüüd on muidugi muutunud olukord jah. Aga... No nii, tagasi selle lammutamist ootava lastekliiniku juures. Kus oli lastekliinik, vaata nagu Lego klotsid või? Tegelikult Legol vist olid kahe kaupa niimoodi. On jah, vaata, huvitav, et taanlased on siia ka jõudnud. Täitsa huvitav. Ainuke osa mul on siit Raviri tänavast väike lõik teha. On tegemata Kulerkupu tänav, Luulni tänava ka jah. Ja siis see vahepealne ala seal, nii et tegelikult ma arvan, kilometraaži mõttes olen palju neid radu asju võtan. Ma pakuks, et võib-olla 5 kilti maks või. Nii et tegelikult ma saan olla 25 selle terve linnasu tehtud. Nii, tulin sealt siis selle põhikliiniku juurest, põhikliinik, tähendab hea sõna, üles korra, et see vahe oli käimata. Siin parklas kunagi olid korvid kummaski nurgas, ainult ühe nurgas, mõtle, kui suur plats oleks olnud. See on mingi kordi, ma ei tea, 400 meetrit või sealt nurgast teise. Mõtle, kui lahe rünnak oleks see, 5-5 mängida. Üks vend on kiires, söödad talle sinna, vaata. Täitsa lõppu. Ja korvid olid ja siis käisin siin kunagi loopimas ka. Ma tegin vahepeal õlle lahti veel. Ja siis, kui parkla oli täis, siis ei saanud loopida. Ilmselgelt pall parkvast autosid ja sellest tuleks jama tulnud. Aga jah, olid korvid kunagi siin jah. Aga see oli hästi ammu, see võis olla isegi... Siis ma veel ise ei elanud üldse ka Vaksale reoonis. Ma ei kujuta ette, mis aasta võis olla. 2000 peas pakun mingi, ma ei tea, see eurod olid siis 2000, no pakun 2011 näiteks või midagi sellist. Korra see lõik ära Ravilast ja siis tegelikult juba varsti jõuan võib-olla kõige tähtsama koha juurde. Aga sellest juba siis, kui ma sinna jõuan. Tegelikult see on Maarja mõisa mõis endine. Nüüd ka on maja olemas. Tulika tänav on ka tupik autode jaoks. Aga nüüd tegelikult see koht, mis on võib-olla keskne kogu selle Maarja mõisa alal, see on padeliväljakud. Ei, ma tean, et on aga vanasti tenniseväljakud siin, aga nüüd tehti padeliväljakud. Aga vaat see maja, see roheline, mis paistab, see nüüd ongi siis Maarja mõisa mõis. Saksa keeles siis Meirenhof, mis tegelikult juba enamus, ütleme siis paljude allikate järgi 1730 valmis, aga on ka allikaid, kus öeldakse, et siin oli mõis juba ka 1640. Nii et võib-olla siia 100 aastat varem juba oli siin pinksilaud või? On või? Vaata, mis siin kirjas on. See on see. Ei, niitke ikka puugid tulevad, tekivad muidu ja igast muud elukat hakkavad siin sööma. Näed, vaata, later on ilus. Aga see ei peaks kuuluma. Ei, see on kõrvaloone. Ja vaatasin, et see ei ole mõisaone. See on see ait või kõrvaloone nii nagu oli. See on siis õige mõisaone. Näed, voolnigi sisse veetud. Maarja mõisa mõis. Huvitav, see on mingi siuke huvitav videovalve, aga huvitav karp. Ma ei hakka siin vaatama. Ma ei tea neid asju. Mina ei tea, mis juhtuda kõik võib, aga näed, siis fassaad nagu alati vanasti tehti. Hops, ma teen kaameraga ka. Siuke ring oli alati, et tulid sealt ja siis tulid autoga siia, said sealtpoolt siis välja. Et ei olnud võib-olla tagurpidi käigud olid võib-olla halvad, et ei olnud seda vaja teha, et said siin ilusti või siis tol hetkel juba 1730 ütleme, et juba siis ka hobusega tead kaarikuga tulla siia ette ilusti. Ei peanud tagurdama hakkama. See mõisa jah. Valdused on siin ja selle järgi on siis nime saanud ja Maarja muidugi tähendab ka ju Eestimaad nii-elt, on ju. Nii-elt peaaegu nagu sünonüüm, Eestimaa, Maarjamaa, on ju nii. Need, kes ei teadnud, on enamus linnaosa siit saanud ikkagi Tartus nime mõisate järgi, nagu ka Maarja mõisa. Westfalen, Saksa. Kuskil siin, kas see oli siin kohe või selle platsi peal tegelikult vist oli üks maja, mida me nimetasime. Kas seal oli mingist tekst?
korpus tähendab siis keha või ladina keeles, on nii vist või? Korpus 2 oli, kuna tahtsin bändi nimeks panna. Mõnest maja oli siin kuskil. Korpus 2, jah, kuradi kõva bänd oleks olnud. See on nüüd siis Luunini ja Puusepa tänava, Puusepa. Kas ta on 2 põhiga või? Puusepp. 1 põhiga oli nimi oli Puusepp. Igal juhul nagu Soome nimi, vaata, Puusepp. Aga et tegelikult selle pargi nimi on Mathieseni park ja see ei ole Alo Mathiesen järgi, sest Alo Mathiesen ei olnud H-tähte sees oli või? See on H-ga Mathiesen nagu jälle siuke saksa nimi, vaata I ja E häältaks I-ks saksa keeles ka, vaata. Mathieseni park. Arvatavasti mingisugune meditsiinitegelane oli või teadustegelane, nagu need ikka on tänapäeval. Või tänapäeval enam ei ole saksa nimedega. Vanasti olid. Siuke park siin, jah. Ma ei tea, mis selle kasutus nagu väga on, et ega siin ma tean, et siin mingis hulgas käivad arstid käivad suitsu tegemas. See on mingi lausa nende suitsu koht nagu. Kui on talv, siis see läheb jäässe hästi uitavalt. Et see tekib nagu vesi või siuke madalik ja see jäätub ära ja see on siuke hästi uitav, et see jää paistab läbi. Siis all näed neid lehti ja kogu seda mudru, mis siin all kõik on. Hästi huvitav park selle koha pealt. Olgu, mõned tänavad veel ja saab tänane Maarjamaa linnosa tehtud ka. No nii, viimane tänav on jäänud. Tegin siin paar rada veel kuskilt vahelt, panen pärast kaardi peale selle täpselt, kuidas see kõndimine välja nägi. Aga mis te arvate, mis täna viimaseks jäi? Kullerkupu tänav. Mõtle, keegi oleks see video alguses olnud. Ma arvan, et Tuudur teeb Kullerkupu tänava viimasena. See oleks nagu päris head ootsid. Niimoodi läks, ma teen lõpusõnad Koobi juures. No nii, tänavad tehtud, Maarjamaa kõik tänavad. Kokku tuli siis 19,6 kilomeetrit. Siin Koobi eest hästi ma olen, mis ta on siis Ravire tänavas, aga jaa, ma mõtlesin, et tuleb rohkem kusjuures. Lõpp läks väga kiirelt kuidagi, et võib-olla tundus kaugem punktidega kaugel, aga ma ei tea, minu arust väga tore. 4 õlut läks, 2 pindist Westfalenit ja 200 Neipat, Katmanduud. Jällegi täitsa okei. Aga olgu, ma soovin küll ilusat kevad algust kõigile ja ma arvan, see on hea soov ja tänan kõiki, kes on toetanud mind nii igat moodi heade sõnadega, kui ka alati võib toetada ka väikse rahaga õlle näol nii-öelda. Aga olgu, kõik hästi, nii et nagu kordan ennast, kõik head teile sõbrad, olge toredad ja muidugi kered hoidke kõvad, muidugi kevadel mitte nii kõvad kui talvel, aga olgu jumal teiega. Tšau!